Isegi mõned Venemaa kõige karmimad natsionalistid hakkavad tunnistama mõeldamatut. Venemaa kaotab seda sõda. Mitte lääne analüütikud, mitte Ukraina ametnikud. Endine FSB kolonel, kes aitas selle konflikti üldse algatada. Ja tema sõnul on Putini strateegia täielikult läbi kukkunud. Vene armee on kurnatud, Ukraina muutub tugevamaks. Ja Kremlil hakkavad otsa saama võimalused varjata seda, mis lahinguväljal toimub. Nüüd hoiatab Igor Kerkin, tuntud ka kui Igor Strolkov, avalikult, et Venemaa liigub kaotuse suunas ja võib-olla polegi Putinil enam midagi teha, et seda peatada. Selle avalduse tegi Igor Kerkin, keda tuntakse ka tema varjunime Igor Ivanovitš Strolkov all. Ta ei ole lihtsalt suvaline Vene ohvitser. Ta on inimene, kes mängis olulist rolli selle sõja algatamisel. Aga enne kui räägime sellest, mida ta ütles, vaatame lähemalt, kes ta on. 1970 aastal Moskvas sündinud Kerkinist sai nooruses äärmuslik Vene natsionalist, kes kirjutas parempoolsele ajalehele enne, kui astus 1990-ndatel FSB-sse, mis on nõukogudeaegse KGB tänapäevane järeltulija Venemaal. Seal meediaraportite kohaselt usutakse, et ta teenis terrorismivastases üksuses ja avaldas korduvalt äärmuslikke seisukohti Venemaa riigi kõigi oletatavate vaenlaste kõrvaldamise kohta. Ta osales ka lahinguväljal konfliktides Tšetšeenias ja Transnistrias ning samuti Bosnia sõjas. Ja kuigi midagi pole kunagi ametlikult tõestatud, on meediaagentuurid ja inimõiguste organisatsioonid süüdistanud teda sõjakuritegude toimepanemises, sealhulgas nii Bosnia kui ka Tšetšeenia tsiviilisikute tapmises. 2014 aastal pärast lahkumist FSB-st mängis ta kriitilist rolli Venemaa Krimmi annekteerimisel. Ta määrati poolsaarel tegutsevate venemeelsete relvarühmituste juhiks ning käskis neil koguda kokku kohalikud seadusandjad ja sundida neid korraldama erakorraline istung ning hääletama Kremli marioneti Sergei Akšanovi piirkonna uueks peaministriks. Kerkini mehed sundisid läbi viima hääletuse referendumi korraldamise üle Krimmi Ukrainast lahkulöömise küsimuses, hoolimata sellest, et nad lõpuks tunnistasid, et enamik piirkonna ametnikke oli selle idee vastu. Ma ei näinud mingit toetust Krimmi võimudelt Simferopolis, kus ma viibisin. Just relvarühmitused kogusid saadikud kokku ja sundisid neid hääletama. Jah, ma olin üks nende relvarühmituste komandöridest. Hiljem samal aastal juhtis Kerkin 50 tugevalt relvastatud Vene võitlejast koosneva üksuse Ida-Ukrainasse, et vallutada strateegiline Slovjanski linn. Venelased ründasid ja hõivasid linna administratiivhooned, mida hiljem peeti Donbassi sõja avalöögiks. Tõepoolest, ka Kerkin ise tunnistas seda hiljem, öeldes, ma vajutasin sõja käivitamise päästikut ja kannan isiklikku vastutust selle eest, mis seal toimub. Sõda kestis mitu aastat ja sillutas teed Venemaa täiemahuliseks sissetungiks 2022. aastal. Vahepeal määrati Kerkin 2014. aastal Donetski rahvavabariigi kaitseministriks, kuid mõne kuu pärast vabastati ta sellest ametikohast. Pärast seda, kui ta vastutas Malaisia lennufirma reisilennuki allatulistamise eest, mille tagajärjel hukkus pardal olnud 298 inimest. Hoolimata sellest, et paljud riigid üle maailma nimetasid Kerkinit sõjakurjategijaks ja terroristiks, lubati tal pärast lennukiintsidenti Venemaal aastaid rahulikku tsiviilelu elada. Kuid 2023. aastal pärast seda, kui ta kritiseeris avalikult Putinit, arreteeriti ta äärmusluse süüdistusega ja järgmisel aastal mõisteti talle 4-aastane vanglakaristus. Kerkin ei ole hea inimene. Ta on rahvusvaheline sõjakurjategija, kellel on pikk ajalugu jõhkrate julmuste toimepanemisel. Kuid ta on ka inimene, kellel on ulatuslikud kogemused ja teadmised Venemaa sõjaväe ja luureagentuuride toimimisest ning ta on osutunud üheks kõige otsekohesemaks Kremli läbikukkumiste kriitikuks Ukrainas. Isegi oma vangikongi trellide tagant on ta korduvalt kritiseerinud Putinit ja teisi ametnikke selle eest, mida ta peab nõrkuseks, ebakompetentsuseks ja arguseks. Ja kui Kerkin räägib, siis inimesed kuulavad, sest alates sõja algusest on temast saanud üks suurimaid niinimetatud Z-blogijaid, kogudes 100 000 jälgijaid Telegrammis ja teistel platvormidel. 2026. aasta 25. aprillil võttis Kerkin taas sõna. Tema abikaasa Miroslava Reginskaja jagas Telegrammis oma mehe nimel pikka postitust, millest ta ütleb ühemõtteliselt, et Venemaa on hukule määratud. Kahjuks liigume sõjalise kaotuse poole. See on fakt. Ärme küll lepi sellega, aga vähemalt tunnistame seda ebameeldivat fakti ja lähtume eeldusest, et oht on reaalne ning Ukrainat varustatakse jätkuvalt kõige vajalikuga, samal ajal kui meie ei tee selle ohu ärahoidmiseks midagi tõeliselt tõsist.
Vaid mõni päev hiljem, 28. aprillil, ilmus veel üks postitus, kus arutati Ukraina kasvavaid suhteid Aserbaidžaaniga ja rahuläbirääkimiste võimalust Bakuus. Jällegi oli Strolkov oma hinnangus ühemõtteline, väites, et Ukraina on tõusuteel ja annab teada edukatest operatsioonidest, samal ajal kui Vene meedia ja ametnikud lihtsalt ei tea, mis tegelikult rindel ja tagalas toimub. Kokkuvõtteks kordas ta oma varasemaid kommentaare võimaliku Venemaa kaotuse kohta. Taas pean ütlema, et kompromissi nimel peetav sõda pole mitte ainult ummikusse jooksnud, vaid on ka läbi kukkunud. Vaenlane võitleb võidu nimel. Meie võitleme kompromissi nimel ja meie kompromiss muutub üha raskemaks. Kuigi need võivad tunduda julgete või kummalistena väidetena tulihingelise Vene natsionalisti suust, ei ole need Kerkini jaoks tegelikult midagi uut. Kuigi paljud Vene ametnikud ja Kremli liitlased kipuvad kordama sama tüüpi propagandat ja väidavad jätkuvalt, et sõda läheb hästi, isegi kui nad seisavad silmitsi ülekaalukate tõenditega. Vastupidi, Kerkin pole kunagi kartnud asju otse välja öelda, nimetades Putinit ennast suurimaks probleemiks, mis takistab Venemaal oma sõjalisi ambitsioone saavutamast. Juba aasta pärast sõja algust 2023 aasta veebruaris kritiseeris Kerkin Putinit otse pärast seda, kui Vene president oli pidanud avaliku kõne, öeldes: mitte ühtegi sõna ebaõnnestumistest ja kaotustest, bla bla bla, pole enam mõtet kuulata. Järjekordne võimalus segaduse vältimiseks on maha magatud. Hiljem samal aastal kirjutas Kerkin sisuliselt ise oma vahistamismääruse alla, rünnates oma riigi juhti veelgi isiklikumalt. 23 aastat juhtis riiki üks alaväärne inimene, kes suutis suurele osale elanikkonnast silma tuhka visata. Nüüd on ta riigi viimane legitiimsuse ja stabiilsuse saar, kuid riik ei suuda veel 6 aastat selle argpüksist logardi võimulolekut taluda. Kerkin kutsus korduvalt üles Putinit tagasi astuma ja andma oma koha kellelegi, kes on sõja ajal riigi juhtimiseks võimekam. Ta väitis, et president ei ole valmis võtma juhtrolli sõjaks vajalike tingimuste loomisel ning peab tõesti volitused, kuid seaduslikult üle andma kellelegi, kes on selliseks tööks võimeline. Kokkuvõttes seda, mida ta nimetab Putini stiiliks, ütles Kerkin ka: palju tühja juttu, minimaalselt tegusid ja täielik vastutuse puudumine läbikukkumiste eest. Kerkin asutas koos mõne oma kaasäärmusliku rahvuslasega isegi rühmituse nimega Vihaste patriootide klubi, mis taaskord regulaarselt kirjutas blogisid ja sotsiaalmeedia postitusi, kus kritiseeriti Kremli suutmatust võita sõda Ukrainas. Ta on oma seisukohti väga selgelt väljendanud 10 erinevatel juhtudel, rõhutades korduvalt oma veendumust, et Venemaa ei saa ega võida seda sõda, kui see jätkub samamoodi. Ebapädeva juhtimise, korrumpeerunud ametnike ja strateegiatega, mis pole lahinguväljal käega katsutavaid tulemusi toonud, isegi 2023. Aastal, kui paljud lääne ametnikud ja analüütikud usuvad endiselt, et sõjakäik võib otsustavalt pöörduda Venemaa kasuks. Huulimata laialdasest optimismist, mis ümbritseb Ukraina vastupealetungi. Ta oli üks vähestest, kes väitis vastupidist, märkides, et Kremlil kuhjuvad kaotused samal ajal, kui nende edusammud rindel aeglustuvad. Aastate möödudes on Kerkini teooriad suures osas õigeks osutunud. Venemaal ei ole tõepoolest õnnestunud võtta kontrolli alla olulisi Ukraina linnu, asulaid ega tugipunkte. Venemaa kaotused on mitmekordistunud, selle majandus on kokku varisenud ja armee on nõrgenenud, samal ajal kui Kiievi väed on muutunud palju tugevamaks, kui keegi oleks osanud oodata. Aga miks just nüüd? Miks tunneb Kerkin 2026 aastal, et mäng on lõpuks läbi ja Venemaa kaotus on peaaegu vältimatu? Aga enne, kui me sellesse süveneme, vaatate saadet Sõjasaade ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. 25. aprilli Telegrami postituses tõi Kerkin välja 2 peamist põhjust, miks ta tunneb oma riigi tuleviku pärast nii suurt muret. Üks neist on suhteliselt otsene ja ilmne, teine aga peenem. Esimene põhjus on see, et Euroopa Nõukogu on lõpule viinud oma 90 miljardi euro suuruse laenu andmise Ukrainale. See on olnud töös juba mõnda aega ning algselt lepiti selles kokku 2025 aasta detsembris. Siiski oli alati olnud kahtlusi, kas see kokkulepe jõuab lõpule, kuna ametist lahkuv Ungari peaminister Viktor Orbán oli püüdnud seda blokeerida. Orbánit on juba ammu nähtud kui Putini käepikendust või siseringi meest Euroopa Liidus, kes tegutseb sageli viisil, mis on Kremlile kasulik. Kuid 2026 aasta Ungari parlamendi valimistel, mis toimusid 12. aprillil, sai riigi kõige kauem ametis olnud peaminister lõpuks lüüa. Tema valitsev Fideszi partei tõugati võimult opositsioonilise TSA poolt, mida juhib uus peaminister Peeter Maja. Peeter Maja teatas peaaegu kohe, et ta ei viivita ega sekku enam 90 miljardi euro suuruse laenuprotsessi, andes Euroopa Ülemkogule vabad käed tehingu lõpule viimiseks.
ja raha on juba hakanud liikuma, kusjuures pool kogusummast 45 miljardit eurot tehakse Ukrainale kättesaadavaks 2026 aastal. See hõlmab 8,35 miljardit eurot makrofinantsabi, veel 8,35 miljardit eurot Ukraina rahastule ning 28,3 miljardit eurot Ukraina kasvava kaitsetööstuse toetamiseks. Nagu Kerkin märgib, ei ole see Venemaa jaoks hea uudis. Oma Telegrami postituses pilkab rahvuslane sarkastiliselt neid geniaalseid diplomaate, kes üritasid laenu andmist edasi lükata, lisades, et see pidi varem või hiljem juhtuma. Noh, nüüd on see juhtunud. Euroopa Nõukogu kiitis Ukrainale heaks 90 miljardit oleks. Kas Ukraina saab kogu 90 miljardit poole või kolmandiku ja kas see makstakse korraga või osade kaupa, pole oluline. Oluline on see, et Ukraina saab selle raha. Kirkin toob edasi välja, kuidas praegune olukord ei tundu Venemaa vaatenurgast eriti loogiline. Me jätkame Euroopa varustamist gaasiga ja Euroopa jätkab Ukraina varustamist rakettide ja droonidega, mis lendavad meie territooriumile ja plahvatavad seal. Pealegi saab Euroopa meie gaasi mõistliku hinnaga, odavamalt kui Ameerika gaasi, ja tänu sellele suudab ta toota Ukrainale palju rohkem droone ja rakette. Ta ei eksi. Kremli katastroofilised otsused on sisuliselt sundinud Venemaa viimaste aastate ühte kõige nõrgemasse positsiooni. Oma majanduse ja nii suure segadusega ei saada endale lubada mängu dikteerimist, vaid peab hoopis pealt vaatama, kuidas Euroopa tugevneb, Ukraina kaitsetööstus laieneb ja läänemaailm jätkab tema vastu ühinemist. 90 miljardit eurot ei ole väike summa. See on tohutu rahasüst just siis, kui Ukraina seda vajab. Kiievi väed on juba tõusuteel. Nad põhjustavad suuremaid kaotusi Vene vägedele rohkem kui kunagi varem, kus iga kuu saab 10 000 sõdureid kas surma või haavata. Ukraina armee on suutnud ka väärtuslikku kaotatud maad tagasi vallutada. Selle aasta veebruaris suutis Ukraina vallutada rohkem territooriumi, kui ta kaotas, sest Venemaa rinde pealetungid osutusid üha ebaefektiivsemaks Ukraina droonide, suurtükiväe ja muu kaitse vastu. 10 miljardite eurode voolamisel Kiievi kassasse pole raske ette kujutada, kuidas Ukraina võiks oma eelise maksma panna, kiirendada veelgi arenenumate relvasüsteemide arendamist ja kasutuselevõttu, et venelasi veelgi kaugemale tagasi tõrjuda või hankida elutähtsaid varusid, et hoida oma rindeväed täielikult varustatuna suvekuudeks valmistudes. Kirkin võtab irooniliselt kokku, öeldes, kokkuvõttes on kõik imeline, suurepärane. Me viime edukalt ellu SVO ehk sõjalise erioperatsiooni eesmärke, mida keegi pole meile kunagi avaldanud ega kavatsegi avaldada. Ja me jätkame seda seni, kuni see muutub riigi ja rahva jaoks täiesti talumatuks. Seejärel esitab ta teise põhjuse oma pessimismiks. Ta väidab, et kui Venemaa soovib, et mõni Euroopa riik tekitaks vaenlaste leeris lahkhelisid või et liitlased nagu Ungari ja Slovakkia astuksid välja ning toetaksid Venemaad mingilgi olulisel moel, peab ta olema tugev, julge ja otsustav. Meid peab kui mitte austama, siis vähemalt kartma ja meid pole juba ammu keegi austanud ning meist ei karda enam keegi. Oma väite tõestuseks toob Kirkin esile hiljutise uudisloo, kus Tšehhi välisministeerium kutsus välja Venemaa suursaadiku, et selgitada, miks Venemaa kaitseministeerium avaldas Euroopa tehaste aadresside nimekirja ja mis arvatavasti toodavad laskemoona ja relvi Ukrainale. Endine Venemaa president Dmitri Medvedev, kes töötab nüüd Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehena, postitas samuti X-i platvormil kaudse ähvarduse, vihjates, et need tehased võivad saada Venemaa relvajõudude sihtmärkideks. Millal rünnakud reaalsuseks saavad, sõltub sellest, mis edasi saab. Magage hästi, Euroopa partnerid. Kreml lootis tõenäoliselt, et need sammud suurendavad Euroopale survet, et sellised riigid nagu Tšehhi Vabariik hakkavad juba ainuüksi mõttest, et Venemaa võiks neid rünnata, värisema ja paanikasse sattuma. Selgelt nii ei läinud. Selle asemel kutsus Tšehhi valitsus Venemaa suursaadiku välja tõsiseks vestluseks, samal ajal kui tehased jätkavad tavapärast tööd, tootes veelgi rohkem laskemoona ja relvi, mida Ukraina saab kasutada oma territooriumi kaitsmiseks ja vaenlase vastu rünnakute korraldamiseks. See kinnitab üsna veenvalt Kirkini arvamust, et Venemaad ei kardeta enam Euroopas ega ka kusagil mujal. Võib-olla oli kunagi aeg, mil isegi Kremlist tulnud karmisõnaline avaldus suutis maailma liidrite südamesse hirmu külvata, kuid enam see nii ei ole. Venemaa tegevus alates 2022 aastast on täielikult õõnestanud tema autoriteeti ja purustanud tema kunagise võimsa maine. Seda ei peeta enam mingiks kõikvõimsaks jõuks, kellel on tohutu ja võimas sõjavägi, mis võiks soovi korral kogu Euroopa vallutada, vaid üha nõrgemaks ja jõuetumaks mängijaks maailmalaval, kes ebaõnnestub igal rindel, olles vaid vari oma endisest hiilgusest.
nagu Kerkin märgib, on maailmakord muutunud. Venemaa vanad taktikad enam ei toimi. Ta ei saa enam väiksematele riikidele ähvardusi esitada ja oodata, et need alistuvad. Me peaksime alandlikult aktsepteerima rünnakuid Tšehhis valmistatud relvadega ja mitte mingil juhul isegi kaaluma või vihjama võimalusele nendele tehastele, nendele ettevõtetele, kus see kõik toimub, vastulööki anda. Noh, kui me lubame sellel endaga juhtuda, siis me väärime seda. Võib-olla me ise ei vääri seda otseselt, aga meie geniaalne valitsus väärib seda nii enda kui ka meie kõigi eest kokku. Ta jätkab Venemaa kohutava olukorra kokkuvõtmist, milles riik end praegu leiab. Me püüame jätkuvalt strateegilist sõjalist operatsiooni ellu viia, mis on ilmselgelt ummikusse jooksnud ja mis praegu nõuab lugematul hulgal elusid ilma igasuguste tulemusteta. Ja ka see on tohutu tunnustus meie geniaalsetele juhtidele ja komandöridele, kes on viimase 4 aasta jooksul raisanud absoluutselt kõik võimalused võiduni jõuda. Ning isegi nüüd, kui olukord muutub üha lootusetumaks, ei tee nad mingit katset lõpuks seda võitu saavutada. Kerkini sõnad jätavad vähe ruumi kahtlusteks või erinevateks tõlgendusteks. Tema jaoks ei kaota Venemaa seda sõda lihtsalt, vaid võib-olla on ta selle juba kaotanud. Varem, isegi kui ta avaldas negatiivseid arvamusi Kremli taktika või sõja käigu kohta, väitis ta alati, et olukorda on võimalik parandada. Ta pakkus konkreetselt välja, et mingisugune ulatuslik mobilisatsioon sobiks Kremli jõhkra jõu taktikaga ja annaks armeele vajaliku lisatõuke, et Ukraina kaitset murda. Nüüd aga näib Kirkin arvavat, et isegi mobilisatsioonil poleks praeguses olukorras eriti või üldse mingit positiivset mõju. Heraldi Telegrami postituses, mis jagati 27. aprillil, väidab Kirkin. Mobilisatsiooni oli vaja 2022 aasta kevadel, 2023 aasta kevadel, 2024 aasta kevadel ja võib-olla isegi 2025 aasta kevadel. Nüüd on mobilisatsioon katastroofiliselt hiljaks jäänud. Praegu ei anna mobilisatsioon, nii nagu enamik elanikkonnast seda tajub, mingeid tulemusi. Ta jätkab öeldes, et aeg, mil Venemaa oleks saanud oma vaenlase lihtsalt sõjaväelaste massiga jalga alla trampida, on möödas. Seda lihtsalt pole aastal 2026 olemas. Seda selgitades lisab ta, et konfliktis domineerivad nüüd droonid ning Ukraina on selles valdkonnas nii ülekaalukas, et Kiievi väed võiksid lihtsalt hävitada suuri hulki venelasi ilma ise eriti või üldse mitte positsioone rindel kaotamata. Ta jätkab öeldes, et mobilisatsioon on endiselt vajalik, kui tahame võita, kuid nüüd on see vähem seotud inimeste mobiliseerimisega otse armeesse ja rohkem nende suunamisega kaitsetööstusesse. Ta väidab, et Venemaal on vaja rohkem oma parimaid ja võimekaimaid inimesi töötamas sõjateaduses, süsteemide innovatsioonis ja tootmises. Kuid ta märgib, et Kremlil ei paista olevat soovi midagi sellist teha või isegi mitte teha ühtset pingutust taktika muutmiseks ja selle sõja võitmiseks. Kokkuvõtteks märgib ta, praegu võid sa rindele mobiliseerida nii palju inimesi kui tahad, aga nad ei suuda enam sõja käiku muuta. See hetk on möödas. Olen 4 aastat kutsunud üles mobilisatsioonile. Nüüd ma enam ei kutsu üles sellisele mobilisatsioonile, millest varem rääkisin, sest sellel pole mõtet. Meil, meie majandusel, pole isegi piisavalt relvi, et neid varustada. Ja kui üks kaasaegse Venemaa ajaloo kõige tulihingelisemaid rahvuslasi ütleb sisuliselt, et seda sõda pole võimalik võita, siis ei paista riigi väljavaated sugugi head. Ja Kirkin pole ainus, kes Putini vastu pöördub. Aeglaselt, kuid kindlalt hakkavad ka Kremli-sisesed ringkonnad tundma, et Venemaa president ei sobi enam riiki juhtima, millest saad rohkem teada selles videos. Või vaata seda videot, et saada rohkem teada, kuidas see sõda on täielikult kontrolli alt väljunud, Venemaa muutub nõrgemaks, samal ajal kui Ukraina tugevneb. Ja lõpuks ära unusta tellida kanalit, et saada rohkem põhjalikke analüüse ja värskeid sõjauudiseid Venemaalt, Ukrainast ja mujalt.